Jõudsime Jakartasse. Hello! Mina olen Anne-Maria. Me tulime siia Indoneesiasse, et minna mõneks kuuks Balile elama. Ma räägin natuke eellugu ka, et mida me siin teeme, miks me siia tulime. Me oleme varasemalt Balil käinud 4 aastat tagasi. Pärast seda tekkis kohe tunne, et mingi hetk tahaks tulla Balile tagasi, aga siis et natuke pikemaks ajaks kui mõneks nädalaks. Ja seekord me kavatsemegi olla mõne kuu siin. Me oleme Aasias varem ka käinud ja Aasia on meile hästi südamelähedane, nii et see tundus ainuõige valik. Kuna mulle endale hullult meeldib jälgida teiste selliseid reisivideosid, vlooge, siis ma mõtlesin, et miks mitte ka enda selline reis üles jäädvustada, teistele ka vaatamiseks üles panna. Kui keegi teine väga jälgis, oma pere ikka vaatab äkki. Ja nüüd me olemegi siin Jakartas karantiinihotellis, kus me peame 5 päeva veetma. Põhjus väga lihtne. Indoneesiasse ei lasta enne inimesi sisse, kui nad on 5 päeva karantiinis veetnud. Ja nüüd ma siis üritangi näidata, mida me siin karantiinihotellis teeme. Kõigepealt teeme toatuuri ja siis vaatame edasi. Thank God, meie testid olid negatiivsed, me hakkame siit nüüd lennujaama poole suunduma, et Balile lennata. Aga esiteks, mu Facebook häkiti just ära, nii et mul on Instagram, Facebook, kõik on maas. Ja teiseks, hommikul veel saime teada, et meie Airbnb tühistati. Õnneks sellega nüüd korras, me saime uue, aga nagu miks sellised asjad juhtuvad? Ma loodan, et see Facebooki asi saab ka korda, aga igatahes nüüd lennujaama poole. Tere hommikust! Eile ei viitsinud enam filmida, sest me olime nii väsinud, kui me lennult jõudsime. Me oleme oma majutuse kätte saanud. See on nüüd selle algse Airbnb asendus. Ongi bassein ja siis on ala toad koos vannitubadega ja see on ühine kööginurk. Siin ongi 7 tuba, või 8 tuba. Peale selle, et see Facebook nagu mul häkiti ära. Nüüd on järgmine jama lihtsalt. See tuba on... Ma ei tea, kas siin pole nagu kogu selle COVID aja keegi koristamas käinud või igatahes ma näitan paari asja. Kõik on ju tore ja värki. No ma ei tea, mingid kardinad ja sellised asjad nagu on määrdunud või hallitanud. Sama voodipesudega nagu kõik on sellised natuke hästi. Näita vannituba ka. Täna pidi tulema koristaja, sest ma eile õhtul kohe, kui ma jõudsin, kirjutasin nendest probleemidest. Siis ta ütles vabandas hullult ja lubas, et täna tuleb koristaja, nii et loodame parim. Me bookisime selle ainult kuu lõpuni, ehk siis veebruari lõpuni. Ja märtsi algusest proovime siis leida kuuks ajaks endale, kus nagu järjest olla. Sarusooks on nagu siit asjast väljas, vaata. See ei saa seda niimoodi sinna mõelda. Eile me ei saa. Aga... Meie hoiame positiivselt meelt ja lähme otsime endale hommikusööki. Ma mõtlesin, et ma lõpetan nüüd sellega meie kõige esimese vlogiga. Edaspidi jälgige, kuidas meie majaotsingud lähevad ja mida me edasi teeme. Bye!